Saksamaa väljaande teatel sai 243 meetrit pikk tanker Saksa territoriaalvetesse sisenemiskeelu juba Taani vetes olles. Föderaalpolitsei lendas kopteriga tankeri juurde ja kontrollis dokumente, mis järel võttis alussuuna Norra mere kaudu Barentsi mere poole. Praegu on Kameruni lipu all seilav tanker Arkusat jõudnud kaugele põhja ja eeldatavasti proovib jõuda Murmanski sadamasse. See on korduvalt vahetanud nime, olgu see siis Arkusat, Tavian või Tia. Flag hopping mid-journey is increasingly common, and we actually saw this practice peaking in 2025. In many cases, this practice is increasingly simple, and it only takes a couple of months to sort out. It's increasingly shorter time frame, and we find open registries with little to no controls and due diligence into registration, providing registration to new vessels, including shadow fleet tankers and even sanctioned tankers in a matter of hours. So it's not rare. We've seen this worrying practice expanding. Tia on Saksa meedia andmeil 28 aastat vana, mis teeb sellest ühe maailma vanima endiselt liikuva tankeri. See on kantud USA sanktsioonide nimekirja, niisamuti nagu Marinera või Bella, mille ameeriklased hõivasid 7. jaanuaril koos brittidega Iirimaa lähedal. Praegu pole teada, kas ameeriklased andsid sakslastele nõu alust kontrollida ja tagasi suunata, kuid kahtlemata on Saksa politsei käitumine üllatav. Seni ei ole Euroopa, eriti aga Läänemere riigid olnud agarad Vene varitankereid kontrollima, peale Eesti ja Soome ning ühel juhul ka Prantsusmaa. Russia has taken a big leap in coming out of the shadows and providing registration to a number of shadow fleet vessels, now coming close to 20, which will increase its responsibilities over the potential oil spills that this floating rust buckets, as many of these vessels are way beyond their standard practice for scrapping, and does increase the liability that Russia will have if these vessels then suffer an oil spill or any environmental incident. Ameerika Ühendriigid on võtnud enda kontrolli alla vähemalt 6 varilaevastiku alust, mis püüdsid põgeneda Venezuela ümber kehtestatud kontrollitsoonist. Ameeriklased ei teinud väljagi Moskva vaiksest hoiatusest saata Marinerat kaitsma allveelaev. Eurooplased ei ole nii jõuliselt end kehtestanud, sest riskid on suured. Rootsi teatas eelmise aasta keskel, et Vene varilaevadel on tekkinud relvastatud inimesed. Lisaks võib Läänemerel varitankerid saata Vene sõjalaevad ja ka hävitajad. Viimase puhul tekib küsimus, kas lennukite võitlus on ühe tankeri kontrollimisel midagi, milleks Läänemere riik suudab üldse valmis olla.